Famous, so famous, number one desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in the air, that's how I roll. I got tons of soul, I'm a true collectible. Famous, so famous, number one desirable. Ahoi. Kui sa mind veel ei tunne, siis mina olen Elis, enesearengu entusiast ja lihtsalt uudishimulik inimene. Kuulate Ausad naised podcasti ja tänane saade on minule tegelikult üsna südamelähedane, sest ma ise tegelen ka kehakeskse coachinguga ja erinevate kehal baseeruvate praktikatega. Nagu te teate, õpin ma ka kehapsühhoteraapiat ja tänane külaline on väga pühendunud just kehatunnetusele, aistingutele ja elususele meis. Tema loodud praktikumide keskne element on teadlik puudutus ja massaaž ja kombineerib ta tantrat ja somaatilist traumatööd. Tere sulle, Bodana! Tere sulle, Elis! Kas ma võin alustuseks kohe kommenteerida esimest üllatusmomenti selles podcastis, et ma ei teadnud, et ka sina oled kehapsühhoteraapiaga tegelev, et täielik üllatus mulle, ja mul on selline tunne, et hakkaks sind hoopis intervjueerima. No vot, täna me saame siis seda nagu siin nagu käsitleda, et kuidas mina selleni jõudsin ja kuidas sina jõudsid selleni, ja. Et täna me ka räägime iluterves seksuaalsuse arengust kui ka naiseks kujunemise teekonnast, nii et saab olema väga põnev ja samuti sul on väga põnev nimi, et kus see pärineb, kes sulle selle pani, et räägi lähemalt. Jaa, mu sünnipärane nimi on Regina, mis on siis saadud mu vanemate poolt ja ma mitte mingil juhul ei taha sellest loobuda, sest tegelikult erinevates kultuurides on tal siis selline kuninglik tähendus ja tähendab kuningannat, eks ju, kes sellisest tiitlist tahaks loobuda. Ent sellisel nagu teadlikumal enesest teadlikumaks saamise teekonnal on olnud palju kogemusi ja ma mäletan, et ühe retriidi käigus, ma arvan, et see vist oli 2018, kui meile anti ülesandeks valida, ühesõnaga point oli see, et me pidime oma nimest lahti laskma, sest nimi kannab suures osas kõiki neid lugusid, millega me samastume. Ja kuna see retriit oli siis egost vabanemise retriit ja nimi kannab lugusid ja lood on egoga seotud, et siis üks ülesanne oli see, et me pidime nimest lahti ütlema. Aga kuidagi sa pead ju mingi tiitliga pead sa 11 kõnetama, nii et meile anti siis selline paberileht erinevate sanskriti keelest pärit vaimsete nimedega ja meil oli vähem kui 24 tundi aega valida endale uus nimi ja siis ma vaatasin seda lehte ja mõtlesin, et kõik nimed on liiga lihtsad, et nagu mina küll siit lehe pealt endale nime ei valinud, on ju. Ja miski asi jäi kripeldama. Ja siis ma öö läbi otsisin nime endale. Mõtlesin nagu, et paberil need on liiga lihtsad nimed, need mulle ei sobi, on ju puhas egotripp tegelikult oli see. Ja ma komistasin selle nime otsa Bodana, sellel on mitmeid tähendusi. Ent ma võtsin selle endale ja ma mäletan, et retriidi ajal oligi siis see esimene päev, me kasutasime seda nime ja selle nime sügavam tähendus tegelikult on siis, tal on palju tähendusi, aga sügavam tähendus, mis mind nagu paelus puudutas, oli või on, see kannab endas tarkust, mis on kehaliselt kogetud tarkus, mitte niivõrd enam intellektuaalne tarkus, vaid see, mida me oleme ära kehastanud. Et seda tarkust siis kannab nimi Bodana. Ja samuti on temas sellist toetavat energiat, mis juhib edasi õppima ja avarduma, aga mitte niivõrd jälle intellektuaalsel tasandil, kuivõrd rohkem sellisel kogemuslikul tasandil. Ja ma mäletan, et ta oli ikkagi ta oli mulle paar aastat, mulle tundus, et see nimi on nagu väga-väga suur, et ma veel ei küündi selle nimeni. Ja kui ma 2022 Palile sõitsin,
siis oli kuskil niimoodi pumm lihtsalt tuli, et see on nüüd, see on see koht, kus ma olen nagu valmis küpsenud, et see nimi on aidanud mind, toetanud mind, juhatanud mind ja alates sellest hetkest olen ma seda nime tõesti kandnud ja ühel hetkel saab ta ka mu päris nagu official nimeks, et ta ei jää lihtsalt nagu tiitliks minu jaoks, et ta on hästi-hästi olulise väärtusega mulle, hästi suur tugi. Mis sinu elus muutus siis, kui sa lõpuks nagu tituleerisidki ennast selle nime all, on ju, et mis su elus hakkas muutuma? Ma ei saa öelda, et sel hetkel nagu midagi muutus, sest ta tegelikult oli ikkagi juba mõned aastad varem ju hakkas see protsess küpsema minu sees, on ju, nagu ma ütlesin, et alguses, kui ma selle nime leidsin, seda väga puudutas mind, väga kõnetas mind, aga ma ise tundsin, et ma ei ole nagu valmis nagu nii suurt nime kandma. Et aga need paar aastat seal vahepeal olid ikkagi üsna intensiivsed, 2018-2022, et 4 aastat on ju, et selle 4 aasta jooksul ikkagi juhtus päris palju, päris palju ja jah, et see kuidagi küpses ise sellesse faasi, et ma tundsin, et jaa, et ma olen nagu auga võin seda nime hakata kandma. Ja austusest oma vanemate vastu siis kuninganna tiitel jääb ka ikka alles. Ahah. Vanemate vastu siis, kus see tuli? No vanemate vastu selles suhtes, et nemad panid mulle Regina nimeks, et siis ongi Bodana Regina, et okay. mõlemad jäävad. Sa oled sellist lahedat eriala õppinud nagu kaubandusökonomist. Mis tema ülesanded on või niisugune hästi huvitav valdkond? Kaubandusökonoomikat Eestis täna enam ei õpetat. Ja teda õpetati väga lühiajaliselt ja see oli kuidagi just sel hetkel, kui ma korporatiivses maailmas ehk et jaekaubanduses töötasin ja ma kasutasin seda võimalust ära, sest see minu jaoks oli hästi põnev eriala ja minu enda spetsialiteet kaubanduses, mul on palju rolle seal olnud, aga viimased aastad ma olin kategooria juht, mis siis tähendas seda, et minu vastutada oli erinevate sortimenti koostamised erinevatele kauplustele, lähtuvalt siis sellest, millistes piirkondades need kauplused paiknesid arvesse võttes, kes on see elanikkond, kes seal ostmas käib, et selles mõttes on hästi põnev, et mul oli võimalus nendesse detailidesse sisse sukelduda, mis mulle hullult meeldib, et mõista suurt pilti, ma võin ennast detailidesse ära uputada ja seda kindlasti see eriala mul võimaldas ja õppima ma läksin seda ainult sellisel põhjusel, et aastaid ei olnud Eestis tegelikult ülikooli tasandil kaubandusökonoomikat õpetatud ja siis ühel hetkel ta uuesti avati. Ta avatigi vist äkki 8 aastaks, nii et mul õnnestus nagu see esimene lend kaasa teha ja kui ma lõpetasin, siis tegelikult rohkem seda nagu ei avatud. Sa tead põhjust ka nagu või? Ma arvan, et me päris täpselt ei tea, aga mulle tundub, et inimesed väga hästi võib-olla ei tajunud ära, et mis väärtus sellel erialal on, mida sa sealt õppida saad, kuidas sa seda saad rakendada, pluss praegu on ju, ja sel ajal, kui see eriala avati, siis tegelikult kaubandusmaailm ja maastik on siiamaani tohutult kiires muutuses, eks ju, et see, kuidas ikkagi selline klassikaline in-person kaubandusest või kaupluses käimisest ühel hetkel saab ikkagi online kaubandus, et need on 2 erinevat maailma. Ja kõik õppekavad alati ei tule nii kiiresti järgi, kui maailm muutub, nii et ma arvan, et sealt tekkisid väga suured käärid tegelikult, et nii ta on. Mõnikord jah, nendel asjadega on nii, et ei nähta seda nagu. Ja, aga ta selles suhtes see eriala oli hästi põnev, ma nautisin,
siis kui ma bakalaureust tegin, siis ma sain tunda, mis tähendab seda, kui sa õpid niimoodi, et sul on sita maitse lõpuks suus. Ja kui ma läksin magistrisse edasi, siis mul oli juba see kogemus ja ma lubasin endale, et need 2 aastat magistris ma naudin nagu igat hetke, mis ma siin käin ja sel hetkel, kui ma tunnen seda sama nagu maitset, et siis ma jätan kõik sinna paika, et kõige olulisem minu jaoks siis oli juba nautida seda, mida ma teen, mitte enam niivõrd see tiitel, aga just see nautimise pool, nii et see oli nagu hea õppetund selles mõttes. Mulle meeldib su kaelakee nagu elan. Väga lahe. Jah, spetsiaalselt soovi kohaselt tellitud ja tehtud. Ja siit võib-olla küsikski, et kus sa varem elasid ja kus sa oled tulnud? Milline on see kodune keskkond, kus sa üles kasvasid? Ma nüüd mõtisklen, et kui pikalt ma seda kõike jagan, aga põgusalt veits. Üsna selles mõttes pigem klassikaline kodu on mul olnud, arvestades seda ajastut, kus ma kasvasin, eks ju, et täna ma olen 48, nii et peaaegu pool sajandit tagasi. Et siiski veel oli ju Nõukogude Liit, et väga palju avatust ei olnud, inimesed olid ikkagi üsna raamitud ja tüüpiline, et vanemad käisid tööl ja lapsed olid valdavalt siis komandeeritud oma esivanemate juurde, nii et suur osa tegelikult minu lapsepõlvest möödus üldse Lõuna-Eestis Antslas oma vanaema ja vanaisa juures, nii et sealt ilmselt on ka pärit minus selline nagu igatsus eheda looduse järgi, ja praegu see keskkond... Sest linnas olles sa elasid vist Lasnamäel? Linnas, kui ma sündisin, siis me elasime Pelgulinnas, mis on ka imeilus koht, aga ma olen päris suure aja oma elus siiski Lasnamäel elanud ja seal oli tõesti loodusega väga palju midagi pistmist, et kui kiiresti sa sealt minekut tegid? Lasnamäelt või? Selles suhtes ma elan seal ikkagi siiamaani, aga ma mäletan, et väga pikki aastaid, ma võin isegi öelda, et kuskil 20 aastat minu jaoks ma ei pidanud seda üldse enda koduks, ma pidasin teda pigem nagu kohaks, kus ma maandusin, ma magasin, ma sõin ja siis läksin jälle oma teed, eks ju. Et mingil ajahetkel ikkagi päris noorena sai minust ka töönarkomaan, et see oli minu viis nagu põgeneda nagu selle eest, mida ma emotsionaalselt ei suutnud taluda, tunda ja nii edasi. Ja töönarkomaanias oli minu viis põgeneda, nii et selles mõttes ma nagu isegi ei igatsenud seda Lasnamäed väga, et ma nagu nii käisin seal ainult magamas, eks ju. Aga nüüd üha enam ja enam ma olen teinud rahu selle kohaga ja ma saan aru, et mul tegelikult on väga palju valikuid leida see hetk ja see aeg ise minna looduse juurde, et oodata, et see Lasnamägi ükskord looduseks saab. Jah, võib unistada. Võib unistada, just nii, et ma saan ise nagu väga palju selle jaoks ära teha, et kuidas ma ühendan ennast loodusega, et ilmselt see on see, mis on mind viimaste aastate jooksul viinud nagu rohkem ja rohkem palile ja pannud võib-olla ka alateadlikult vaatama rohkem šamanismi suunas, sest šamaanid ikkagi, nad ikka oskavad loodusega kooskõlas elada, et see on nagu väga hämmastav. Nõus. Meie seksuaalsuse kujunemislugu on väga paljuski seotud meie isa-ema figuuriga. Et kuidas see sinul kujunes? Kuidas see hakkas sealt kohast minema? Ja ma olen nõus, et eriti just tüdrukutena on, ja mitte ainult tüdrukutena, aga meid kindlasti mõjutab väga-väga palju see eluterve isa figuur ja ta ei pea üldse tegelikult olema bioloogiline isa, et see võib olla ükskõik kes siis esindab tegelikult sellist elutervet isa figuuri. Minul seda ei olnud ja selles pusles suures pildis ikkagi väga suured tükid olid puudu.
mis see tähendab, et need tükid olid puudu, see tähendaski seda, et tegelikult kui minust sirgus siis tütarlaps, kelle hormoonid hakkasid muutuma, see seksuaalküpsus hakkas juba kehasse tekkima ja tulema, eks ju, puberteedi ja siis see lõi ikkagi maailma päris korralikult emotsionaalses mõttes sassi, et ma ei saanud üldse aru, mis ma olen. Et ma isegi ei kasutanud küsimust, kes ma olen, vaid mulle tekkis tunne, et mis ma olen, et mis jupp, mis asi ma siis siin olen, eks ju. Ja see ebakindlus ja see enese pisendamine, et need hiilisid nagu nii kiiresti minu ellu, et ma ei osanud seda isegi märgata. Et muidugi sellises vanuses lastel meil ei ole ka seda teadlikkust, eks ju, sellisel moel märgata. Ja kuna see ebakindlus ja ebamugavus, et kõik see, mis minu kehaga nagu toimub, füsioloogiaga toimub, kuskilt mul materjali võtta ei olnud, kellegi käest küsida ei olnud, et see oli nagu üli ebamugav ja see oli ilmselt üks põhjus ka, miks ma kuidagi sellesse töömaailma hästi kiiresti ennast kuidagi ära peitsin, uputasin, et mitte tegeleda selle ebamugavusega, sest see oli väga-väga ebamugav. Ma olen nagu täiesti nõus, et tugev meesenergia figuur meie elus annab meile sellise tugevuse, sellise sihikindluse, sellise selgroo, mis nagu annab meile selle tugevuse, et me ei kuku nii tihti nagu sinna ohvrimeelsusesse, isegi kui nagu naisliin on näiteks olnud selles. Et kuidas sina nüüd täna näiteks oma sisemist meest siis toitnud oled, et kuna sul ka ju ei ole isa figuuri olnud? Ma pigem olen täna sellel teekonnal, et ma ütleks niimoodi, et see meesenergia minus on läbi selle kasvamise ja lapsepõlve üsna palju nagu tähelepanu saanud, et ma olen üsna nagu hästi siis, kuidas öeldakse, nagu meisterlikuks saanud selle energiaga, mis tähendab seda, et ma olen sündinud naisena ja ma ei ole tegelikult sellele naiselikkusele nii palju tähelepanu andnud, ehk et see on kuidagi sellisesse nagu vaeslapse rolli jäänud ja täna ma pigem pööran tähelepanu hoopis sellele enda naturaalsele, sünnipärasele energiale ja mitte eitades seda meesenergiast, seda nagunii on üsna domineeriv, eks ju, et aga kuidas nüüd tuua seda pehmust, seda voolavust, seda lubavust, heas mõttes ka kaootilisust oma igapäevaellu, et luua sellist harmooniat ja tasakaalus mees ja naise energia vahel, et minu seisukoht on see, et me oleme siiski väga, väga õnnelikud siis, kui meis on harmoonia, et me ei pea nagu mitte midagi endast välja suruma ega eitama, vaid pigem on see nagu kabala õpetab, eks ju, et kui sa märkad, et midagi on justkui nagu üle domineerinud, on see siis meesenergia, naisenergia, mis iganes on ju, siis ei ole vaja seda energiat kuidagi alla hakata suruma, vastupidi, et tõsta seda teist energiat hakka ülespoole tõstma, ehk et liikumine on kogu ülesse poole, mitte kunagi allapoole. Nii et ma pööran rohkem sellele tähelepanu, et luban sellel planeerijal ja sellisel goal-oriented poolel nagu endas olla, aga kuidas ma saan siis rohkem sellist pehmust ja mängulisust ja loomingulisust tuua ka enda ellu, eks ju. Üks näide lihtsalt oli see, et ühel hetkel ma otsusin, ma lähen salsat tantsima. Ikka võttis meele, ikkagi võttis mõnusalt lappesse, eks ju, et see oli salsa on, eks ju, paaristants, ühtäkki ma pidingi olema selles naisrollis ja lubama siis nendel tundmatutel sammudel, tundmatul meespartneril ennast juhtida ilma kontrollita. See oli ikka minu jaoks oli nagu täiesti siuke ulmeline. See on väga hea harjutus. Jaa. Olen isegi seda teinud, vahepeal ei saanud üldse hakkama nagu, ikka tahad seda kontrollida veidi. Jaa, nii et võt selliste elementidega ma sellist tasakaalu püüan luua. Mul on huvitav, mul on just praegu selline nagu elu etapp, kus ma nagu proovin just seda
enda sisemise mehega nagu kontakti luua ja nagu rohkem olla struktuurne ja natukene nagu, et asjad oleksid nagu stabiilsemad et mul on nagu see etapp. Aga me võtame päris paljuski seksuaalsuse kohta seda, mis oli nagu meie ema tõde, on ka siis justkui nagu minu tõde. Ja siis me teeme selle nii enda omaks, selle tõe, mis nagu on ka ema arvamus olnud ja tegelikult see tõde või see uskumus tegelikult on meid hävitav. Et palju sa ise seda enda puhul oled tundnud, et mis oli algselt justkui nagu sinu tõde seksuaalsuse kohta ja kuidas see siis nagu nüüd on muutunud? Väga hea küsimus. Ma just eile jagasin ühe hästi hea tuttavaga sellist nagu taipamist. Mul endal on tütar, ta on kohe saamas 21 ja ma näen nagu väga selgelt neid ebaterveid käitumismustreid, mis ta minult üle võtnud. Nagu need on nii selgelt nähtavad. Ja samas mul on teadmine, et ka mina olen võtnud oma emalt, eks ju, läbi koos kasvamise üle mingid mustrid ja ma ei suuda neid näha, et sellised pimenurgad on nagu ees. Ja kui ma nagu mõtisklen nüüd sellise eluterve seksuaalsuse ja seksuaalselt küpseks saamise kasvamise perioodi peale, siis ega ma väga ei mäleta nagu, meie peres, ma ei mäleta, et ma oleks kordagi näinud kas oma vanaemasid, vanaisasid üksteist embamas, kallistamas. Tõsi, seal ei olnud vägivalda, seal ei olnud selles suhtes nagu kaklemist või sellisel moel vägivalda, aga ma ei näinud lähedust, ma ei näinud seda. Kindlasti ei näinud ma seda enda peres, sellepärast et minu isa ta oli üli-hea südamega inimene ja mulle tundub, et see hea süda tegelikult teda ka selles mõttes nagu alt vedas, et ta tahtis olla kõikide jaoks olemas, kõikide jaoks sõber ja oma iseloomult ta oli ikkagi väga nõrk mees, mis tähendas seda, et alkohol sai temast võitu, ühel hetkel ta valis sõbrad alkoholi pere eest ja ega ma selles koduses keskkonnas, täna ma nagu mõistan ka oma ema hirmu lapsevanemana, eks ju, et kuidas siis luua oma väikestele lastele selline nagu maksimaalselt turvaline keskkond, sest temal oli nagu see, et ta kunagi ei teadnud, mis seisundis isa koju tuleb, eks ju, ehk et ta oli nagu kogu aeg valvel ja ma mäletan, et ma lapsena tegelikult tajusin seda hirmu ja usaldamatust, et ka selles suhtes nad ei olnud vanemad, kes oleks füüsiliselt üksteisega vägivaldsed olnud, aga seal oli, seda ebakõla oli lihtsalt nii palju, eks ju, ja sellist lähedust ja üksteise nagu embamist ja puudutamist, sellist asja ma ei näinud, on ju, kui ma seksuaalselt suguküpseks hakkasin saama, siis mul pole tõrna aimugi, mida see tähendab. Nagu minu jaoks oli see täiesti kosmosulme, ma ei osanud midagi küsida, ma ei osanud sel teemal kaasa rääkida, materjale sel hetkel kuskilt väga saada ei olnud, ma ei mäleta, kas internet üldse siis oli, ma arvan, et interneti vist sel ajal veel ei olnud nagu üldse kättesaadav. Ja need kogemused olid nii traumeerivad minu jaoks, et ma lihtsalt sulgusin endasse. Ja mulle meenub ka, kus mul ei olnud nagu turvaline emaga üldse nagu seksuaalsusest nagu suhelda või et üldse nagu minna günekoloogi juurde ja nii edasi ja mis ma siis tegin, oligi see, et ütlesin talle, et ma lähen linna, aga tegelikult oli mul Tartu Maarjamõisesse kuhugi aeg pandud ja ma olin nagu nii hirmul, mul oli nagu terve keha oli nagu siuke nagu värin oli, sest ma nagu esimest korda ma ei teadnud, on ju, ja kuidagi see, et ma varjasin tema eest juba seda, see nagu näitab midagi, on ju, et ei olnud üldse nagu turvaline ja et et ta ise muidugi ei küsinud ka selle kohta midagi ja sinna siis nagu jäigi, et siis ma ise olen lihtsalt nagu avastanud ja teinud nagu samme selle teel. Ma mäletan nagu seda, ma väga hästi mäletan seda hetke, kui mul päevad algasid. Ja eks ma teadsin, et ühel hetkel nagu igal tüdrukul päevad algavad, eks ju, aga samas kui nad algasid, see oli ikkagi out of the blue minu jaoks, mis nüüd juhtub, on ju. Ja
ja ma mäletan, et ma olin nagu emotsionaalselt, ma olin nagu nii sellises nagu haavatavas kohas, et siis ma pugesin nagu ühel õhtul lihtsalt oma ema kaisu. Ma ei öelnud midagi, ta teadis, et mul päevad algasid, sest loomulikult ta nägi seda, et ma arvan, et ma vist olin 12 siis. Ja siis see üks öö oli siis see, kus ma sain ta kaisus magada lihtsalt, eks ju. Aga millest puudu jäi, mida ma ise kindlasti ei osanud küsida, oli see, et räägi, et mis minu kehaga toimub, eks ju, et ma nüüd veritsen ja mis edasi on ju, et miks ma veritsen ja kõik need asjad, et need olid täiesti tundmatu maailm minu jaoks, nii et sellest ma kindlasti tundsin sel hetkel puudust. Ja mida ma nagu oma tütre puhul nägin, kui tema siis hakkas jõudma sellisesse nagu murdeikka, et keha hakkab muutuma ja meeleolud hakkavad muutuma, siis mingil hetkel ma nägin, kuidas kogu see kehaline, füüsiline muutus tõenäoliselt tekitas temas ka sellist emotsionaalset nagu segadust ja ebamugavust. Ta hakkas kandma selliseid hästi lohvakaid riideid, on ju, rinnahoidjaid ei võtnud kunagi seljast ära, midagi sellist. Ma sain aru, et rääkimine siin väga ei aita, et ma pean kuidagi eeskuju näitama, et oma keha tuleb armastada. Ja paralleelselt tegelikult ma hakkasin õppima ka ise enda keha armastama ja ma lihtsalt otsustasin, et nüüd on see hetk, kus ma igal võimalikul hetkel oma kodus liigun täiesti paljalt ringi, et näidata ennekõike ka iseendale, et meie kehad on lihtsalt nii ilusad ja see on see, mis on meile looduse poolt kaasa antud, eks ju. Ja seda tuleb armastada, et seda ei ole vaja nagu peljata ja võttis natukene võttis aega ja siis hakkad nägema, kuidas tegelikult laps nagu võtab selle omaks, eks just, tegelikult lastena ja ka täiskasvanud me ikkagi õpime läbi teiste matkimise ja käitumise. Ja mis keskkonna me tegelikult loome, nagu, et kui me oleme sellises nagu vabameelsemas keskkonnas, me ise nagu automaatselt meie alateadus kuidagi nagu ka läheb lõdvemaks ja nagu läheme pehmemaks seal osas, et ei ole nii jäik enam selles osas, vaata, et kuidagi tekib see, et nüüd võib või lubatakse nüüd ka niimoodi, on ju. Mul on selle üle nagu üli hea meel, et selline nagu kehaline vabadus on nagu selles mõttes, ma olen vähemalt saanud nagu ühe oma tarkuse kuidagi ära realiseerida. Ma lugesin, et sul tegelikult toimus seksuaalsuse avastus või selline välja tuleks sellest lukustusest, et sa olid nagu lukustunud juba noorukeas ja 45-aastaselt kuskil siis nagu avastasid, et on ka midagi enamat. Et kuidas see lukustumine sul välja nägi ja mis lahenduse sa siis leidsid enda jaoks? Ja umbes nii ta kuidagi läks, et aga see, mil moel ta nagu minus lahti rullus, oli jälle väga lihtne, eks ju. Muidugi sellisest tarkusest nagu noorena, ma poleks kunagi osanud seda sellisel moel näha, aga jällegi ma olin äkki 18, ma arvan, kui mul oli siis esimene seksuaalne kogemus ja ma mäletan seda, et enne seda mingi kuskil aasta jagu oli mul selline nagu emotsionaalne pressure kogu aeg peal. Mul oli selline tunne, et ma olen maailma kõige vanem süütu naine üldse, on ju. Ma olin 17 siis, et maailma kõige vanem süütu naine. Ja et selles on midagi tohutult valesti, et ma olen vale ja selleks, et ma naisena üldse saaksin ennast kuidagi tituleerida või õigustada enda kui naise olemist, ma kindlasti pean olema seksuaalselt kellegiga aktiivne. See oli nagu minu mõttemaailm. Ja muidugi ei olnud ei mu emotsionaalne, vaimne ega ka keha selleks valmis, aga mingi selline pressure oli kogu aeg peal. Ja ma mäletan oma esimest seksuaalset kogemust, et see oli õõvastav tegelikult, kui ma praegu järgi mõtlen. Ja ma mäletan, kuidas ma reaalselt nagu, ma ise ju tegelikult emotsionaalselt vägistasin oma keha, eks ju, sundides ennast saama mingit kogemust, milleks ma ei olnud ei emotsionaalselt ega kehaliselt mitte kuidagi valmis. Jõin ennast pilgeni täis, et väga mitte midagi mäletada, et
ja siis see kogemus kuidagi kätte saada ja öeldakse ka seda, et need esimesed imprindid, eks ju, mis me saame ükskõik millisest kehalisest kogemusest, et neid me jääme kordama. Ja seda sama kogemust ma tegelikult, seda õõvastavat kogemust ma jäin kordama kuni selle hetkeni, kuni mu keha lihtsalt ütles, et that's it, aitab. Et kui sa siit kohast aru ei saa, ehk et meele tasandilt aru ei saa, et sa tegelikult ju lõhud ennast, et see, mil moel sa neid seksuaalseid kogemusi siin maailmas saad, et see ei ole okei, sellepärast et sa ei ole sellega rahul, et sa oled õnnetu ja sa oled lukus. Et kui sina sellest meele tasandil aru ei saa, siis ma kehana lihtsalt panen ennast lukku ja nii oligi, ja muidugi see ju ei taga või see ei takista kuidagi laste saamist, et lapsi on väga lihtne saada, aga see oli see koht ja minus see lukustumine oli kuskil 15-16 aastat, midagi sellist, ja see lukustumine tegelikult minu jaoks emotsionaalselt tähendas seda, et isegi need hetked, kus ma püüdsin ennast sensuaalselt puudutada, tajuda, kogeda, tunnetada, kas minus üldse mingi rakukene ka erutub või mitte, eks ju, siis see päädis alati tohutu häbitundega, sellise vastikustundega, et minus on midagi viga, et ma üldse sellisel moel pean ennast ise kuidagi elule äratama, et oli ikka siuke paras mentaalne ja psühholoogiline siuke teekond. Jaa, mul tuleb kohe sinu jutu järgi tuleb endal ka meelde, et kui mul oli see endal esimene seksuaalkogemus, siis minu jaoks oli ta suhteliselt sama terminiga saab nimetada õõvastav. Selles mõttes, et nagu meil on, siis meil on esimesel vahekorral läheb see neitsinahk, on ju, puruneb ja ma mäletan lihtsalt seda kommentaari siis partneri poolt, et kas see oli mingi jälk või tehti mingi selline halb kommentaar seal, siis vot see oli moment, kus mina võib-olla ka lukustusin pärast seda, et ma täitsa mäletan seda väga hästi, et peale seda ka siis samamoodi ei ole väga meeldivad kogemused olnud. Ja eks see on mind ka toonud miks ma täna nii kirglikult tegelikult siis võtan oma ellu neid erinevaid tantristlikke rituaale ja ka šamanistlikke rituaale, sest see rituaal on miski, mis tõesti teeb sellest kogemusest sellise müstilise, pühaliku, ritualistliku kogemuse, on ju, sest need samad kogemused, mis me noorena saame, sageli ongi tegelikult meie enda see teadlikkuse tase on nii madal, eks ju, et sel hetkel ei oska keegi mõelda, et kogu see kogemus võib olla väga ilus, sest näiteks ükskõik tuleb see šamanismist või siis läbi erinevate tantristlike lineage siis põlvkondade võib-olla, et see, mil moel need esiemad ja esiisad on tegelikult pühitsenud ja tähistanud läbi rituaalide meie inimeseks või ütleme suureks kasvamise erinevaid etappe, eks ju, et kui tütarlapsest kasvab neiu, siis seal on alati olnud selline rituaal, et kuidas see neiu ritualistlikult piltlikult lükatakse sellesse naiste kogukonda, naised võtavad ta seal vastu, hakkavad hoidma, õpetama, mida tähendab naiseks olemine, ehk et seal on alati selline targa naise käsi, mis toetab ja hoiab, ja meestel on täpselt samamoodi. Ja mingil ajahetkel, eks ju, menopausiga samamoodi, sest menopaus on ka ikkagi päris pikk periood naise elus, kus meie füsioloogia ju muutub ikka drastiliselt ja ka see tekitab tegelikult päris palju segadust. Ja ma mäletan, Mindi Pelts on üks mind hästi inspireeriv naine, kes ka räägib menopausist päris palju ja tema tutvustas ühte uuringut, kus ta ütles, et kõige suurem osakaal naiste hulgas enesetappe tehakse 45–55 eluaastat ja see on just see hetk,
kus see menopausist tingitult hormoonid muutuvad lihtsalt nii intensiivselt ja kui meil ei ole seda teadlikkust, siis võibki olla see, et me lihtsalt ei saa aru enam, mis meiega toimub, eks ju, seda psühholoogiliselt väga-väga keeruline sageli taluda ja see on see hetk, kus suur osa naisi siis, mitte kõik, aga lihtsalt statistiliselt, kui vaadelda naisi, kes on teinud suitsiide, siis see on see vanus. Nii et jälle, on ju. Ja jälle, kui vaadata esivanemaid, siis ka see on olnud nagu esivanemate poolt selline ilus rituaal või tseremoonia, et kui sa nagu lähened siis menopausile, siis jälle, eks ju, et seda tehakse ritualistlikult ja aidatakse siis sellest niinimetatud kuskilt väravast sind läbi ja siis sa oled seal tarkade naiste klubis lõpuks, eks ju, et kõik sellised ilusad asjad. Ja ma täiesti usun, nagu, et menopaus võib nagu siukselt mõjuda, ma ise ju veel ei tea, aga olen nagu lugenud ja kuulnud, nii et tuleb valmistuda. Aga mina olen tundnud alati seda, et kui ma olen ma olen sellest dysfunktsionaalsest perest pärit labeliga, sest ma ise olen nagu julgenud sellest palju rääkida ka, et ma tundsin nagu seda, et need, kes tulevad nendest toitvatest ja armastavatest perekondadest, siis et ma olen kuidagi neist maha jäänud. Omal ajal ma tundsin. Ja siis oli, et ruttu, ma pean nüüd kogu suguvõsa kuni 5. liinini tervendama, et saada kõik oma elus jonksu, jõuda neile järgi ja et mida siis see pani mind veel nagu suurema surve alla ja viis veel rohkem tegelikult ängini ja depressioonini ja igasuguste depressiivsete seisunditeni. Kui palju sul sellist survet nagu oled tundnud enda elus? Mitu liini sa oled siis ära tervendanud? Võib-olla 3. Mul ei ole seda survet, ma ei ole seda survet võtnud endale, et ma küll väga usun sellesse, et kõik see töö, mida mina täna endaga teen, see mõjutab seda, kust ma olen tulnud ja see mõjutab seda, kes on mu järglased. Ja mingil ajahetkel ma tegin ikkagi väga teadlikult siin 2-3 aastat tagasi nagu mingisuguseid valikuid üsna teadlikult, et toetada just oma tütart, kelle jaoks ei ole see kasvamine olnud nagu kõige lihtsamate killast, eks ju, aga ma ka märkasin ära selle koha, ja ma võitlesin selle vastu muideks alateadlikult, et hetkel on siis naisliinist on 3 elavat hinge, eks ju, minu ema, mina ja minu tütar, et 3 liini elavad selles mõttes. Ja ma lihtsalt nagu märkasin ära, et ma olen nagu kõige tugevam lüli hetkel selles liinis ja ma ei tahtnud seda endale tunnistada, sellepärast mul oli nagu see koht, et ma tahaks ka nõrk olla, ma tahaks nagu põrandale kukkuda, ma tahaks lihtsalt lahistada, nutta ja ma ei taha olla see tugev ja nii edasi. Aga tugevusel ja tugevusel on ka vahe, et kas see tugevus on selline nagu pigem egomaiguline tugevus, et ma nagu õpin ennast kuidagi kaitsma millegi eest, mille eest tegelikult ma kaitset ju ei vaja, on ju, et ma lihtsalt õpin endal mingi kaitse ümber panema või see tugevus on sünniga kaasas käiv tugevus, mis on hoopis teise kvaliteediga. Aga ma lugesin, sul oli küll mingi hetk see surve nagu, et sa 2 aastaga mõtlesid, et sa paned oma elu täielikult paika nagu hästi kiiresti. See oli jah, siuke mõnus egotripp, et siis kui ma alustasin sellist teadlikku sisevaatlusega, et rännakumeetod oli siis see esimene meetod, millega ma kokku puutusin ja see oli vist mingi 2. ja 3. seminar, ma nagu imetlesin neid inimesi seal lava peal, eks ju, kes jagasid oma ägedaid, valgustavaid lugusid ja minus oli siis seesama kaubandusökonomist rääkis vaikselt, et 2 aastat, et ma 2 aastat rohkem ma küll nagu aega ei võta endale, et te siin räägite, et te olete 10 aastat siin teel olnud, on ju, ma küll ei viitsi 10 aastat teel olla, et oleme ikkagi efektiivsed, on ju, lepime kokku, et ma olen 2 aastaga 3 korda kaugemal, kui teie olete, et see oli nagu paras egotripp. Ja
2 aasta pärast ma nagu päriselt, kas mina mõtlesin seda mõtet nagu päriselt ei ole võimalik. Et aga täna ma olen üldse nagu selles mõttes jõudnud selles mõttes heasse kohta, et on hetki, kus on tõesti nagu emotsionaalselt raske olla. Ma tean, et need on alati mööduvad ja kui nad on mööduvad, siis ma tunnen niisugust, aitäh, et mul see kogemus oli, sellepärast et kui igav elu tegelikult siis oleks, kui ma ei julgeks üldse nagu millelegi enam otsa vaadata, eks ju, et ma ei saaks kogeda seda valu, sest tegelikult selle valu taga on alati palju värvilisem elu olnud ja sellist nagu rahulolu ja rohkemaid võimalusi, nagu et see elu kuidagi avardub nagu samm-sammult üha rohkem, nii et täna ma olen nagu pigem selles kohas, et ma olen ülitänulik, et ma saan elu lõpuni õppida, et mul ei ole nagu seda kohta, et ma pean kuidagi nagu lõpuni terveks saama, sest ma ei ole üldse veendunud, et kas see üldse nagu on vajalik, et mis see tervenemine üldse on, et see on, minu jaoks on see lihtsalt nagu teadlikumaks saamine ja teadlikema valikute tegemine. See teadlikema valikute tegemine läheb natukene rohkem nagu väljakutsuvamaks, sellepärast et teadlikkus on suurem, on ju, siis nagu see mingisugune vana muster nagu kikib sisse, on ju, et võtab üle ja siis mõtlen, aga ma ju tean, et see ei ole minule hea, on ju, ja ikka valin selle nagu mitte hea valiku. Nii et seal nagu need väljakutsed muutuvad. Lugesin su kodulehekülge ja seal oli siuke loosung nagu traumast tantrasse, valust naudinguni. Kas see iseloomustab sinu lugu või räägi lähemalt? Ja, see iseloomustab päris palju. Ta iseloomustab ennekõike viimaseid aastaid mu enda avastamise teekonnal ja tuleb suuresti sellest, mida ma olen näinud ja kogenud ise siis viimase 3 aasta jooksul, kui ma otsustasin iseennast avastada läbi tantristliku elufilosoofia. Ja ma märkasin päris kiiresti, et need inimesed, kellega ma koos siis nendel koolitustel olen ja retriitidel olen, et midagi oli nagu vale, mis puudu selles mõttes, et ühed ja samad inimesed käivad retriidilt retriidile ja retriidi ajal, muidugi, kuna need retriidid või koolitused, et see konteiner on juba selline, mis võimaldab meil kogeda midagi muud, kui me kogeme väljaspool konteinerit, sest keskkond mõjutab ju nii palju. Ja selles retriidi õhustikus keskkonnas olemine, siis see ülendab nagu meid on ju, meie jagamised sageli on sellised nagu tilguvad sellist nagu emotsionaalset rahulolu ja mida kõike veel on ju. Läheb natuke aega mööda, pool aastat näiteks läheb mööda ja lähed enam-vähem sarnasele retriidile, samad inimesed on seal ja kõik hakkab otsast pihta. Samad lood, samad emotsionaalsed valud ja siis ma hakkasin märkama, et midagi nagu viltu, eks ju, et miks siis see muutus nagu ei ole olnud jääv. Ja paralleelselt ma tegelikult alustasin, mul on kogu aeg olnud sees selline huvi mõista trauma olemust, kuidas ta siis mõjutab, vormib meie valikuid, ennekõike just läbi närvisüsteemi mõistmise. Ja siis ma sain aru, et tegelikult kui seal all on ikkagi selline haavatud laps, kellel ei ole tegelikult seda tähelepanu antud ja ülilihtne on tegelikult bypassida või lihtsalt mööda vaadata sellest haavast ja minna sellistesse ülendustundeid tekitavatesse retriitidesse, eks, et see on justkui nagu, ei ole kunagi narkootikume tarbinud, aga võin aimata, et narkomaanile see üks doos on sama, eks ju. Aga me vaatame sealt siis millestki justkui mööda
siis meil on kogu aeg seda doosi vaja. Ja on inimesi, kes jäävadki käima selle eufoorilise tunde nimel retriidist retriiti, eks ju. Ja see oli nagu see koht, kus ma hakkasin ka somaatilist traumatööd õppima, siis ma sain aru, et see ongi traumast tantra, nii et kuidas nagu, kuidas tuua see teadlikkus oma sügavama haava juurde, anda talle teadlikkust, anda talle valgust, lubada tal olla, nii et temast saab neutraalne kogemus, mitte enam aktiveeriv kogemus, mis ei pane mind põgenema, mis ei pane mind erinevatest kogemustest otsima midagi sellist nagu, et mis paneks mind hästi tundma, eks ju. Ja see naudingulise pool tantrani, see ongi see, et näidata, et elu iga aspekti saab nautida ja nauding alati ei võrdu seksuaalne nauding, vaid kogu olemine on nauding, eks ju, et ma istun siin sinuga ja mõtlen, ma naudin seda hetke. Nauding. Tantra. No just eelmise saate lõpetasin ka, et palun lubage endale rohkem naudinguid, et me oleme ise sellel teel ees tegelikult. Ja mida ma olen enda loo puhul ka näinud. Ja miks siis ma läksin siis kehapsühhoteraapiat õppima või kuidas ma selleni jõudsin, oligi see, et ma olin eelnevalt käinud nagu väga palju mentaalseid teraapiaid läbi. Ma olin teinud ka hingamisi asju, on ju, ja kõiki muid, aga ma ikka tundsin enda kehas nagu ennast nagu selliselt, et nagu nii vastik on juba iseendaga olla, nagu ma pean midagi tegema, on nagu, et mine tegutse, aga kuhu ma lähen siis, mida ma teen, on ju. Ja ma käisin ka väga palju samamoodi massaažis, et enda keha nagu lõdvestada, rahustada, saada natukene, aga ma teadsin, et see pinge tuleb tagasi jälle. Tuleb jälle tagasi, on ju, ja siis lõpuks ma sain soovituse minna ühe kehapsühhoteraapia juurde ja no nii äge inimene ja lihtsalt nagu niuke klapp oli ja siis lõpuks ma saingi aru, et that's the thing what I have to nagu learn ja see oli nagu siuke kogu keha ja siis nüüd ma nagu olengi seal õppes ja see on ka üks põhjus, miks ma tegelikult nagu ka Eestisse tagasi tulin, et see õpe enda jaoks läbi viia ja lõpuni jõuda sellega, et järgmine aasta peaks olema lõpetamine, et siis saan ka seda võib-olla teistega jagada enda kogemust. See on nagu üli, mulle tundub, et see saab nagu üha enam oluliseks vaadates tegelikult, millise ühiskonna me ise oleme loonud, eks ju, et ühiskond ju tegelikult ei ole mingi eraldiseisev objekt, et see on ikkagi meie enda looming, kus me siis oleme, et ja kuna seda nagu sellist nagu eesmärgipärasust ja planeerimist ja ainult nagu tähtajad ja noh, mida iganes, need on nagu nii tähtsaks saanud, on ju. Ja see kõik on ju tegelikult meele aktiveerimine, sest tekibki koht, et kui meel on kogu aeg üle aktiveeritud, et noh, kus siis keha jääb, on ju, et noh, keha tahab seda tasakaalu saada. Ja ma mäletan oma esimest massaaži koolitust, mul ei olnud üldse mingit nagu plaani massööriks saada, nagu kaugel sellest. Ja ma olin selleks ajaks teinud läbi rännakupraktikute meetodi, mis siis on, noh, õpetab piltlikult öeldes meid sõbraks saama emotsioonidega, räägib lahti, mis asi see emotsioon on ja ideaalis õpetab ka seda kogema. Et mul polnud, ma sain alles seal lomi koolitusel aru, et ma olin tegelikult need tunded ja emotsioonid ikkagi meeletasandil mõelnud, mis need on, mitte neid kogenud, sest mul polnud mitte mingisugust oskust tuua tähelepanu oma kehasse ja kogeda neid. Ja ma mäletan, see oli vist mingi 4. päev ja siis ma lihtsalt olin seal laua peal, mõtlesin nagu, kas see on päriselt minu keha, mis kõike seda kogeb, et no see ei ole võimalik lihtsalt. Me tahame asju väga palju olukordi mõelda mõistusega ja lahendada mõistusega, kuigi tegelikult elu annab kogu aeg märku ja me peaksime tegelikult tundma neid tundeid läbi. Sest et kui meil on nagu korduvad situatsioonid elus, nagu käib loopis kogu aeg, siis see tähendab, et meil on mingi tunne, mis vajaks tegelikult tundmist. Et selle järgi tegelikult nagu saab tunnetada, et midagi, mis on vaja läbi tunda.
aga no see on ka tegelikult oskus nagu, et sinna peab jõudma ja see ei tule ka nii kergelt, et noh, mis siis ära ei ole, tunneme ära no. No jah, just on ju, et siin ongi see, et kas ma nagu mõtlen, et ma tunnen või ma päriselt tunnen ja seal on nagu väga-väga suur erinevus, et ja see on nagu treenimise koht, eks ju, ja ennem kui ma üldse seda treenida saan, ma pean ära märkama selle koha, et ma tegelikult ju ei koge oma tundeid. Et ma ikkagi mõtlen, nii kaua kui lugu on alati juures, siis seda ma mõtlen. Ja meil on vaja nagu teil turvatunnet ka sinna sisse, et me lubaksime üldse minna sinna tundmisse. Absoluutselt, see on kõige baas tegelikult. Ja sellepärast me ei tunnegi neid tundeid, sest et meil on ebaturvaline isegi iseendaga neid tunda. Just on ju? Ja just traumatöös, mis on nagu hästi ja eriti just somaatilises traumatöös, mis siis tegelikult on ülihea somaatiline traumatöö ei ole midagi, mis eirab kuidagi siis neid jututeraapiaid või midagi muud, absoluutselt mitte, ta on lihtsalt üks ülihea alternatiiv, mida kombineerida kõigega kokku, sõltub sellest traumaastmest ja kindlasti kliendist, eks ju. Aga see sama aspekt, et kui ma räägin ja räägin ja räägin ja räägin, tegelikult midagi ei muutu, siis tuleb leida see alternatiiv, et kuidas pääseda ligi sellele tundele, sellele emotsioonile, mis endiselt paneb mind reageerima sellisel moel, nagu ma ei taha tegelikult reageerida, mis endiselt paneb mind tegema selliseid valikuid, kus ma tunnen, et ma tegelikult ei taha seda valikut üldse teha. Tead neid inimesi, vaata, kes tulevad nagu ja siis räägivad lihtsalt nagu, noh, terve tund aega võid üksi rääkida, sa lihtsalt nagu noogutad ja kuulad, et nendel on tendents. Minu juures see läbi ei lähe. Ja nendel on tendents, et nagu tõesti nad eiravad mingi tunde nagu tundmist. Noh, seda nad ise muidugi teadvusta. Et noh, kuna mul on lähedalt kohe ühe inimesega nagu näide, siis ma nagu väga tean seda case'i nagu. Ja seal on ka nagu hea tuua seda nagu kaastunde elementi sisse, et ega see inimene, kes räägib, see on tegelikult ju aastate jooksul temasse nagu juurdunud kaitsemehhanism. Kas ta seda tahtlikult valib? Kindlasti mitte. Et aga seda näha ja sellest välja astuda, et see on ka protsess, on ju, ja see ei pruugi alati käia nagu väga kiiresti. Aga ei käigi, ma arvan mingi, seal 20. alguses nagu korralikult, ma ei tea, 6 aastat rääkisin ainult oma probleeme, kõike teadsin täpselt, mis mul on. Vaata, tead küll neid kliente, kes tulevad vaata ja ütlevad, mul on see ja tead, mul on ka niimoodi ja niimoodi, vaata, et nagu nad teavad nii täpselt, mis teil on, mina olin täpselt samamoodi siuke, et mul on pikad kirjad nagu kõikidele nendele terapeutidele, kellega ma koostööd tegin. Nad ütlesid kogu aeg, et sul on väga hea kirjutamisoskus. Et oskad hästi väljendada, et väga hea, et saad endast välja vaata. Diagnoosimisoskus ka tõenäoliselt. Ja täpselt jah, seda ka. Just. Nii, sa rääkisid enne muutusest. Just, et nagu me oleme selles ka loopis ja selles nagu shot, nagu et saame seda shotti nii-öelda, on ju. Kui palju effortit, ressurssi ja pühendumist muutus tegelikult vajab, mida sina oled nagu kogenud? Kui see tuleb jälle hea küsimus. Tead, kui see nagu teadvustamine tuleb nagu sellisest nagu nii sügavast kohast, et tätsid mulle aitab, on ju, et ma näen nagu seda pilti või seda mustrit nii selgelt ja nüüd on kõik rohkem, ma ei ole nõus mitte hetkekski raiskama oma järgnevat elu selle sama mustri kordamisele, mida ma olen võib-olla korranud 10, 20, 30, 40 aastat, on ju, et ma tean täpselt, mis tulemus sellel on. Et siis ma ütleks niimoodi, et mu enda kogemus on see, et see ei nõua üldse tegelikult pingutust, see nõuab võib-olla rohkem tähelepanu, et mitte sinna vanasse rattasse tagasi laskuda, aga ma ütleks, et ta on oluliselt lihtsam nüüd näide, kui ma olen näiteks otsustanud, et mis on hea näide, ma olen otsustanud,
et ma olen sellises vanuses ja ma tean, et kui ma nagu 90-selt tahan olla ülivitaalne ja karata ekstaatilistel tantsupidudel samamoodi, nagu ma täna seda teen, siis ma tean seda, et ma pean täna minema jõusaali ja hoidma oma lihaskonna nagu heas toonuses, on ju, et mitte et kulturistiks saada, aga heas toonuses. Mul on see teadmine olemas, aga see, et nagu see samm teha, see nõuab nagu natuke rohkem seda effortit. Nii et ma ütleks, et see sõltub hästi palju sellest, mis on see sisemine motivatsioon. Kuidas nihutada piiravaid seisundeid endas? Nagu, kas see on nagu massaaž on üks viis, mida veel nagu enda seksuaalsuse avamiseks teha saame? Esimene samm on kõigepealt teadvustada, et kes ma olen kui seksuaalne olevus, mitte kui mees, kui naine, mina inimene, seksuaalne olevus on ju, et ilma seksuaalsuseta me tegelikult ei oleks ju siin, on ju, et see on fakt. Ja selleks meil kindlasti ei ole vaja teadust, mis seda tõestaks, sest me ise oleme need tõestused siin. Aga see enese teadvustamine, nii nagu minulgi tegelikult ühel hetkel käis see klikk ära, ma olin siis äkki mingi 5-6 aastat kindlasti, umbes 5 aastat oli nagu sellist nagu teadlikku tööd ise endaga teinud, on ju, rännak aitas mind päris palju mõista ja märgata neid piiravaid uskumusi, et mul pole tõrna aimugi, mida uskumus üldse tähendab, aga ta aitas neid märgata, ühel hetkel ma nagu tajusin ise ennast ka seismas justkui nagu sellisel platool, et ma nägin ära, mida ma juba olin teinud, kust ma olin tulnud, kuhu ma olin jõudnud. Ja seal seistes mingi osa minu sees ütles, et see ei saa olla kõik, et nagu siin peab veel midagi olema ja ma tegelikult pidin endale tunnistama, see oli hetk, kus ma tegelikult tunnistasin, et aga ma tegelikult ei ela seksuaalselt vaba inimene selles mõttes, et ma tunnen ennast halvasti, kui ma räägin nagu seksuaalsusest, sensuaalsusest, et ma võisin seda väga hästi varjata, aga sees ma tundsin ennast halvasti, mis oli juba üks näide, et ma tegelikult ei ole vaba selles. Rääkimata siis lähisuhetest, et need oli minu jaoks nagu no-go zone seal lihtsalt põhjusel, et jälle siin ma mõtlesin välja, et ma pean kuidagi oskama olema, et selle jaoks, et naine on seksuaalselt atraktiivne, et seal peab olema mingi valem, nii nagu matemaatikas on A plus B võrdub C, on ju. Aga seda valemit ei olnud ja seda valemit ei tulnud. Ja see oli nagu see koht, kus ma otsustasin, et okei, mis siis veel, et ma siis lähen vaatan, et mida see nagu tantristlik elamise viis nagu aitab mul ennast, või mida ta aitab minul endast siis avastada ja lubada mulle elada nagu oluliselt ja väljenduda ennast oluliselt vabana, nii et kui sa küsid, et mida selleks on vaja enne kõike seda tunnistamist iseendale ja järgmise sammu tegemist. Et ma otsustan, et ma ei taha järgmised täisealise aastad sellises nagu piiratuses elada ja see samm tuleb teha ja see on hirmutav, see on absoluutselt hirmutav, sellepärast et mul tõrna aimugi, kuhu ma sisse astun, absoluutselt mitte. No kõik teadmatus ongi tegelikult hirmutav. Jaa, aga see on hirmutav vaid meeletasandil tegelikult, sest me ei räägi ju täna siin sellest, et ma läheksin ja paneksin ennast kuhugi rindejoonele, kus nagu kuulid lendavad minu poole, ei, on ju, ja nendest hirmudest on võimalik saada vabaks ainult ja ainult läbi uute kogemuste, et sa ise õpid kehapsühhoteraapiat, on ju, et see on, see ei ole ka mingi uudis, on ju, et mil moel need kogemused talletuvad meie ajusse, varasemad kogemused, me tekitame lood sinna ümber ja need on need, mis tegelikult panevad meid järgmisi otsuse ja valikuid tegema. Ja kui ma ei anna endale uut kogemust, mis on siis positiivse alatooniga, siis kogu see vana jama tegelikult jääbki mind ju edasi mõjutama. Kandma nii-öelda sind elus läbi elu. Nii et see on nagu see koht. Läbi massaaži saab ka seda kuidagi toetada. Räägi võib-olla lähemalt nendest massaaži liikidest ka. Mingi Mystic Tao tantramassaaž, Mystic Kashmiri tantramassaaž, Mystic Inner Alchemy tantramassaaž. Mis need tähendavad?
müstiline osa seal ees tegelikult tähendabki seda, et kõik see, mida me läbi keha oleme võimelised kogema, siis seda ei ole võimalik sõnadesse panna, ja see ongi see müstiline osa, eks ju. Ja igal ühel tegelikult see kogemus on, ma toon lihtsalt näite, et kui ma lähen näiteks taoistlikusse seanssi, ja ma tean täpselt, kuidas see võib-olla toimib, on ju, milline on see struktuur ja võib-olla ma tean ka seda inimest, kes mulle seda seanssi pakub, eks ju, mul on usaldus ja nii edasi, siis fakt on see, et iga kord, kui ma lähen seda kogema, ma kogen midagi uut uuesti, sest mina olen ju kogu aeg muutuses, eks ju. Et see on nagu see müstiline osa, mis see seal nime ees tähendab, aga taoistliku seanssi eripära või fookus pigem on siis selline harmoonia loomine meele ja keha tasandil ja tõesti see, mil moel see harmoonia sinna tekib, et see ongi see müstiline pool, eks ju, et ja kuna ta on taoistlik, siis see nimi juba ütleb ära, et ta on ajalooliselt pärit siis Hiina kultuuriruumist, kus yin ja yang, eks ju, et polaarsused, et meis kõigis on see mehelik pool ja meis naiselik pool ja meestes on naiselik pool ja mehelik pool. Ja selleks, et me tunneks ennast harmoonias, siis need mõlemad peavad olema nagu väärtustatud, tähelepanu saadud ja kehaga samamoodi. Mulle meeldis ühe su massaaži kirjeldus, seal oli kirjas, et me saame kontakti süütu lapsega meis, kes siia sündides ei olnud häbist kaaperdatud. Kas me oleme siis niivõrd häbist kaaperdatud? Kashmiri on see. Me oleme häbist kaaperdatud, vägagi hästi oleme häbist kaaperdatud. Kui võtta kas või see, et ma ei tea, milliseid sõnu ma siin tohin kasutada kõiki. Igasuguseid, ma luban, jah. Et kui võtta näiteks see, et kuidas me räägime oma genitaalidest, on ju, milliseid nimesid me oma genitaalidele anname. Ma lihtsalt on näite, et sa võid silmad korraks sulgeda ja siis tajuda ja tunnetada, kui ma näiteks ütlen sulle sõna jooni, kui ma ütlen sulle sõna lingam, kui ma ütlen sulle sõna vitt, kui ma ütlen sulle sõna munn, kui ma ütlen sulle sõna tipiili, kui ma ütlen sulle sõna tupuuli, mida su keha kogeb? Et ma juba nägin ära, on ju, 2 keskmise sõna juures, kuidas keha reageeris. Ja see on ere näide tegelikult see, mil moel me läheneme iseenda genitaalidele, milliseid nimesid me kasutame ja mis on see nagu alateadlik nagu tõlge, eks ju, 2 keskmist sõna on ju, et tekitasid nagu niisugust värinat. Ja teised olid niisugused nagu voolavamad, intelligentsemad minu jaoks. ja nüüd ongi see, et kui me räägime häbist, on ju, et kui häbivabalt ma üldse saan iseenda kehast, keha osadest rääkida, kuidas ma kasutan neid sõnu, kas ma, ja selles suhtes, mida ma tunnen, kui ma neid sõnu kasutan, on ju. Naiste puhul menstruatsioonist rääkimine, verest rääkimine, mida ma teen selle verega, kuidas ma kasutan seda verd, eks ju. Kas see tekitab nagu mingitki kehalist reaktsiooni, see näitab kõike seda, kas ma häbistan, kas ma tunnen mingitki häbi või mitte. Ja tegelikult mina ei ole kohanud oma elus mitte ühtegi naist, kes on häbivaba, mitte ühtegi. No ma olen ikka nii häbistatud, siis see on nõukaajast peale, on ju. Reaalsus. Jah. Aga sellest kõigest, et positiivne on see, et sellest kõigest on võimalik nagu vabaks saada. Et kui see õigesse konteksti panna ja näiteks siin ongi, mis mind on nagu väga toetanud, on just need tantra aastad ja nüüd ka samanistlik seksuaalsuse õppimine ja nägemine, et lihtsalt kui sellesse igapäevasesse seksuaalsusesse, mis on nagu nii elu üks osa, eks ju, kui sellesse tuua see sama nagu pühalikkus ja ilu ja ritualistlikkus ja see ritualistlikkus ei pea üldse tähendama mingit utoopilisi mingeid asju, on ju. Et kui seda nagu tuua nii oma seksuaalellu kui ka tegelikult mis iganes eluvaldkonda, siis see loob nagu sellise pühalikkuse ja see loob sellise tunde, et elu on tõesti elamist väärt, et siin ei ole nagu mitte midagi häbeneda ega mitte midagi tabu.
Nõus, jaa. Ja kui palju lihtsam on sul tegelikult istuda inimestega ja rääkida ja suhelda nagu elust endast, nii nagu elu on, mitte mõelda, no ma ei tea, kas ma nüüd seda sõna tohin öelda või nagu ma ei tea, mis ta siis mõtleb minust, on ju. No ma mäletan küll, et kui keegi võttis laua taga ikkagi mingi seksuaalsuse või seksiteemalise mingi temaatika ette, siis ma tegin ennast nagu nii pisikeseks kui võimalik ja ma läksin nagu sisse, ma ei öelnud mitte midagi, ma lihtsalt kuulasin. Ja ma mäletan ühte taipamist endal, kui ma ei mäleta, ühesõnaga mis iganes koolitus see oli, et oli nagu see koht, kui me rääkisime tegelikult joonidest ja lingamitest, on ju, et jooni iseenesest on siis selline põhjatu elu nagu allikas või konteiner, eks ju, kuhu siis see pillar of the light on ju, või valguse sammas siis siseneb ja selle seemnekese kasvama paneb, on ju. Ja kui me kõik oleme sellest kohast tulnud, me kõik, see seeme on tulnud kuskilt, on ju. See seeme on kasvama pandud kuhugi ja see miski on hoidnud ja võimaldanud sellel seemneks elul kasvada. Siis kuidas see saab olla räpane? Doesn't make sense. Not at all. Milleks seda häbeneda? Et see muidugi ei tähenda seda, et ma igal sammul nagu peaksin sellest rääkima, aga pigem küsimus on see, et kui see teema nagu tuleb kuskil seltskonnas lauda, et kuidas ma tunnen ennast siis? Ja kui ma tunnen ennast vabalt ja hästi, siis on kõik hästi. Või siis jah, märgatagi just, et kui tõmbud endasse ja on mingi vastumeelsus, tunne selles osas ja jäik arvamus ja liigud minema, et siis on nagu midagi. Ja see kandub tegelikult meie tegudesse või käitumisse üle, et see ei jää pelgalt lihtsalt sinna kuhugi laua taha, et tegelikult me kanname selle oma tegudesse ju edasi, eks ju, et kui avatud me oleme, millele me avatud oleme. Et mil moel me nagu suhteid ja suhteid, erinevaid suhteviise ka vaatame, on ju, et kas meil tekib nagu siuke vastikustunne, kui keegi ütleb, et ma olen avatud suhtes, on ju, või et keegi ütleb, et ma olen, tituleerin ennast kui hetero või homo, on ju, noh, kuidas ma reageerin sellele, kas minust tekib siuke vastikustunne või ma olen okei. Et sinu valik. See on sinu valik, on ju, mul on täiesti okei sellega olla. Lisaks oled veel õppinud mermassaaži. Sa oled biodünaamika hingamist, sa oled vist terapeut sellel alal ka ja siis rädakuteraapia, mis sa mainisid ja siis lomi nui keha retriit. Räägi nendest ka veel. No lomilomist ma tegelikult enne põgusalt ütlesin, et see oli kuidagi esimene, mitte kuidagi, ta oligi esimene massaažikoolitus, kuhu ma sattusin. Ja ma pean tunnistama, et ma sattusin sinna ainult 2 põhjusel ja need olid need põhjused, et koolitaja nimi oli minu jaoks müstiline, et ma ei olnud kunagi kuulnud siukest nimet nii Zarga. Mõtlesin, et see peab midagi erilist olema. Ja minu egol kindlasti oli vaja midagi erilist, on ju. Et toita siis seda haavatud tüdrukut, kes ei olnud märgatud, ja lomi on ju, mis see veel on ju, et need 2 nime nagu kokku tekitasid siis minust sellist tunne, et ma pean sinna minema. Et mitte, et ma mingi massöör oleks, ma massööriks tahaks saada üldse mitte, aga lihtsalt, et ma saan öelda, et minu õpetaja nimi on nii Sarga, ei ole Peeter, ei ole Tõnu ja lomi ei ole klassika, ei ole sport ja nii edasi. Ja ma mäletan, kui ma sealt koolituselt ära tulin, siis istusin õhtul kodus voodis ja tunnen, mu käed lihtsalt põlevad otsas, nagu what the heck, käed lihtsalt põlevad. Ma ütlesin, okei. Ja kuna mulle see õpetaja nagu väga sümpatiseeris, siis ma vaatasin, mis on järgmine koolitus, mida ta teeb, oligi merkoolitus, ma ei teadnud sellest mitte midagi. Hakkasin guugeldama, mingi side, kohe mingi blä, midagi sellest väga aru ei saanud, on ju kaubandusökonoomika, ma ei osanud tõesti nagu mingit asja kokku viia. Ja läksin sellele koolitusele ja mida rohkem ma hakkasin nagu kehasid puudutama, seda rohkem ma tegelikult hakkasin ise kehaliselt avanema, mis tähendas minu jaoks seda, et ma hakkasin rohkem tundma, mis minu sees on. Siis ma mõtlesin nagu, et see elu läks nagu
nagu elavamaks, värvilisemaks ja sealt tegelikult vaikselt hakkas see kirg tekkima ja noh, muidugi merr iseenesest on ju üli, ma ütleks siis väga laiapõhjaline, et ma nimetan teda mitte niivõrd massaažiks, kuivõrd tegelikult massaaži rännakuks või teraapiaks, sest et sinna on ikkagi kaasatud teadlik hingamine ja ka traumatöö, eks ju, et kõik see all our issues is in our tissues, see on teada, on ju, kui sa nüüd hakkad märkama ja heas mõttes treenid ennast sellisele tasandile, et sa näed igat väikest sellist nagu keha nagu spontaanset märguannet, mida inimene sageli ise ei märkagi, silm võib-olla teeb korraks niimoodi. Ja sa viid sellele tähelepanu ja siis inimene lihtsalt nagu mõtleb, või mitte ta ei mõtle, vaid ta tunneb, et sa tood tähelepanu mingisugusele spontaansele aistingule ja selles aistingus lihtsalt vallandub nagu midagi, mis on sinna talletunud. Ja siis sa lihtsalt lubad, sa oled seal ja lubad sellel kõigel nagu olla, et see on nagu lihtsalt nii vabastav. Ma olen ühe korra käinud sellises massaažis ja ütleme nii, et päris valus oli. See oleneb hästi palju tegelikult inimesest ja sellest lähenemisest, aga Merri iseenesest, kuna ma olen ka Satyardi juures, kes Satyardi biologin on, siis Merri looja. Ja kui ma alustasin Nisarga juures Eestis õppimist, siis ma tegelikult lõpetasin oma õpingud Satyardi juures ja seejärel ma otsustasin, et Merri iseenesest, Merri koolitus koosneb 7 erinevast moodulist ja kui ma olin need moodulid kõik lõpetanud, siis ma otsustasin, et ma assisteerin teda siis kõik need 7 moodulit, sest et mind pigem paelus juba see, mitte niivõrd see tehnika, kuivõrd Satyardi enda eluline tarkus, mida ei ole võimalik raamatust lugeda, sa saad ainult, kui sa oled inimesega ühes ruumis, sa saad ainult kogeda, mil moel see tarkus voolab sõnade vahel ja siis sa lihtsalt nokid selle üles, nii et see oli nagu see koht, miks ma nagu Satyardiga kuskil 1,5 aastat, 2 aastat hästi intensiivselt nagu käisin neid erinevaid koolitusi läbi. Ja tegelikult Merri eesmärk ei ole valu tekitada, sest et seal on just see nagu piiripealne, eks ju, et kui palju see keha suudab vastu võtta ja sellesse hingata, sest nigu enam sellesse nagu pinge kohta hingata sa ei suuda, siis närvisüsteem switchib ennast ära ja siis nagu, siis sa lähed nagu surumise teed, on ju. Mina isiklikult olen seda meelt, et meil ei ole vaja läbi suruda mitte kuskilt, et selle pehmusega on võimalik ka väga-väga palju vabastada ja minu enda isiklik kogemus on jälle see, et kui ma nagu pehmusega lähenen iseendale, siis see tulemus on kordades nagu püsivam. Seda ei tekita nagu seda, et kas ma jälle pean hingama nagu jälle nii kaua ja kas ma jälle pean tundma seda valu. Ei pea, et see saab olla väga nauditav. Põnev. Tahaks uuesti proovida isegi. Siis haavatavus on uks sellisele nagu mis on hea sõna seda kirjeldada, sellise nagu tingimusteta armastuse kogemisele. Et ilma haavatavuseta tegelikult ma ei ole üldse kindel, et me sellist armastust saame kogeda. See ei pea üldse romantiline armastus olema, see on armastus iseenda elu vastu, mis paneb tundma, et ma tõesti olen õige, ma olen õigel ajal, õiges kohas, ma olen nähtud, ma olen kuuldud, ma olen aktsepteeritud, respekteeritud just sellisena, nagu ma olen. Ma ei pea mitte ühtegi maski kandma. Ja puudutus on kesksel kohal just sel lihtsal põhjusel, et seal, kus sõnad kaotavad oma väe, seal algab puudutuse vägi. Et nii nagu ma enne ütlesin, et kõik, mis on meie kehasse talletunud, on talletunud, eks ju, rakumälusse ja rakumälu ei räägi mentaalses keeles. Rakumälu räägib ja reageerib ikkagi somaatilises keeles ja läbi puudutuse on selleni jõudmine nagu ülilihtne lisaks, kellele ei meeldiks puudutus, kui me mõtleme selle peale, et kuidas me siia sünnime, eks ju, et esimesed 9 kuud me ju kasvame emaüsas
ja me oleme kogu aeg kontaktis millegiga, eluga, mis tuksub kogu aeg meie ümber, on ju. Et kui vanemate või kui emana ma kõnnin, eks ju, siis tegelikult see beebi ju tunneb seda liikumist, ta on kogu aeg ühenduses, et see nagu ühenduse nahaline, kehaline ühendus on alates sünnihetkest nagu nii oluline. Ja kui me siis sünnime välja, siis me oleme ju tegelikult, eks ju, nagu oma ema üsas enamus aja, kui me ei maga, eks ju, kuidas me toitume, meil on kogu aeg kontakt rinnaga, loomulikult selles mõttes see on nii, nagu loodus on seadnud, ma ei räägi sellest, et kui kellelgi ei ole rinnapiima või keegi valib mitte rinnapiima anda. Või siis üldse see, et beebi jäetakse üksi. Ja need on nagu selles suhtes sellised äärmuslikud, aga see, mis loodus on ette nähtud, see füüsiline kontakt on nagu nii oluline meie aju arenguks, meie vaimseks arenguks ja üldse meie arenguks, et me kasvame. Nii et selles kohas nagu puudutust vähendada, pisendada, no lihtsalt ei saa. Nii et on selline üks suur ühenduse loomine läbi siis selle füüsilise kontakti ja läbi haavatavuse. Puudutus räägib oma keelt, ja puudutus ei valeta kunagi, et me seda tunneme, tajume, kogeme ja seal ei saa nagu valet vastust olla. Ja kindlasti nendele inimestele, kellel mis iganes X põhjusel on elus täna seda puudutuste defitsiidis, et puudutus räägib oma keelt, nii ilusti öeldud, kuidagi väga meeldib. Sa oled ka palju tegelikult ju reisinud, nagu sa rääkisid, et sulle Bali väga meeldib ja minu arust sa tulid vist Belgiast just, et kuidas sulle Eestis üldse elu tundub ja kas sa jääd püsivalt Eestisse või sa plaanid siit minekut teha? Kui ma täna sellele vastan, siis ma ei tunne ennast Eestis, et ma oleks siia juurdunud, ma pole kunagi seda tundnud. Ja täna ma olen küll sellises seisus, kus mul on nagu kõik võimalused minna ja olla, eks ju. Ja ma tunnen, et ma olen sellises elu nagu etapis, kus mul on vaja liikuda. Ma tunnen, et mul on vaja liikuda, sest kui ma ei saa liikuda, siis ma tunnen ennast nagu seisev vesi ja mis juhtub seisva veega? Ta hakkab haisema. Ja mulle see ei meeldi. Et ma näen tegelikult iseennast üldse tulevikus elamas sellises nagu südant avavas kogukonnas, kus siis erinevad inimesed tulevadki kokku, ükskõik kaua me seal siis koos elame, nädal aega, 2 nädalat, 6 aega, 10 aastat, vahet ei ole. Ja me pakume seda, mida me oleme ise läbi oma elukogemuste siis õppinud, et me toetame üksteist läbi oma kogemuste, et seal tekib see kasvamine, nii nagu tegelikult ju vanasti müstikakoolid jagasid oma tarkusi, eks ju, et üks müstikakool oli ühe müstilise õpetuse nimetatud hoidja ja need müstilised kogemused tegelikult said sellest koolist välja minna ainult läbi selle, et keegi teine, kellegile teisele müstikakooli õpetajale või õpilasele avati uks, jagati oma õpetusi ja öeldi, et need õpetused on sinu, sa võid minna oma kooli tagasi ja jagada neid õpetusi, eks ju, sellisel moel siis need õpetused nagu laienesid. Ma näen nagu ennast ka kuskil sellises kogukonnas, kus me tuleme kokku, me jagame, inspireerime üksteist ja läbi selle inspiratsiooni siis tegelikult me ei peagi alati teadma, kes inspireeritud saab, eks ju, et aga kui sa oled inspireeritud, siis tõenäoliselt, kui sa siit välja astud, siis see, mil moel sa reageerid, on juba inspireeriv kellegi teise jaoks. Ja kui keegi teine saab sinust inspiratsiooni, siis ta ju tegelikult jagab seda edasi ja sellisel moel see inspiratsioon lihtsalt hakkabki nagu laiali valguma igale poole. Lendleb ringi, jah. No see on sul väga vahva unistus. Aga täna, kas sa oled enda eluga täna rahul? 10 palli skaalal ma panen hinde 8,5.
Ahah, et on veel minna natuke. On veel minna. Ja see mulle meeldib, see on ülipõnev. Väga lahe. Viimane küsimus sul on, et kes on sinu jaoks aus naine? See on nüüd parim küsimus. Aus naine on see naine, kes väljendab oma tõde isegi siis, kui hääl väriseb. Ja ei karda reaktsiooni, vastu reaktsiooni. Ja ei jää ka sellesse kinni. Heas mõttes none of my business what you are thinking. Jah, ei oskagi midagi muud öelda. Väga võimas. Väga võimas vestlus oli sinuga täna. Aitäh, et sa kutsusid. Mul on, kuigi ma näen ju sind esimest korda nagu elusast peas, siis tunne on nagu teaksin sind juba, ma ei tea kui kaua, et see vestlus on tõesti hästi inspireeriv nagu minu jaoks olnud. Aitäh sulle. Aitäh. Nii et kuulajad, ma arvan, et te saite siit ka ise väga palju teadmisi, kuidas meie meel, mõistus on kehaga ühenduses, kuidas me kõik oleme tervik ja kuidas me võiksime ikkagi üha rohkem ja rohkem tulla kehatasandile, nii et kui vajate selles abi, siis võite pöörduda nii Bodhana juurde kui ka minu juurde võib tulla, et vaadake lähemalt, ma panen kõik lingid descriptionisse ja mõnusat kulgemist teile, nii et tšauki järgmiste kordadeni. Famous, so famous, number one desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in the air, that's how I roll. I got tons of soul, I'm a true collectible. Famous, so famous, number one desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the